rahvariide pitsid on natuke teistsugused kui kõik teised pitsid, et miks nende nimi on Hiiumaa rahvariide pits, on see, et nad heegeldatakse pikki ridade kaupa. Alustatakse siis paremalt, minnakse vasakule otsa välja ja lõigatakse niit kätki. Ja ainult paremalt poolt. Et see on üks tema konkreetseid eripärasid, kuskil mujal niimoodi väga ei tehta. Need mustrid meenutavad vöökirjasid ja iseloomulikult on hästi pikad kestijooksud siin. Ja teda natuke heegeldatakse ka natuke teistmoodi, et ta jääb nagu reljeefne, mitte nagu edasi-tagasi tavaline heegeldus. Kõige rohkem kasutatakse neid pühalepa rahvariiete juures. Et natuke on ka reigis, aga reigis on üks konkreetne pitsimuster. Ühes komplektis on tavaliselt põllel, võivad isegi kõik erinevad pitsid olla 5-6 pitsi. Ja vahepeal võib olla ka veel selline siksakpael, mis on veel üle heegeldatud. Ja need näevad päris õhulised välja, et seda kanga osa on hästi vähe. Käiste ja põllel võib üks muster seal kattuda, aga alati ei pruugi isegi mitte. Heegeldatakse kõige peenema heegelnõelaga, mis meil siin saada on 0,5, vanasti oli ilmselt ka natuke peenemaid. Aga tänapäeval ei ole neid enam kuskilt saada ja siis on peenike heegelniit. Et neid ka nüüd väga palju ei liigu, aga kuskilt on ikka võimalik leida. Et linase heegelniidiga ei ole neid pidulikke põllesid tegelikult tehtud. Tööpõlled olid Suvised tööpõlled olid linase niidiga tehtud. Pidulikumad põlled on kindlasti õhukesest puuvillasest kangast, mitte linasest kangast, sest et linane kangas oli odav kangas, seda sai ise teha ja see oli koha peal olemas, aga puuvillast kangast ikka seda pidid mehed mere tagant tooma. Siin on nüüd esimene muster, mis siin on, see on nüüd üks kõige tavalisemaid, mida enamus inimesed on kindlasti näinud, on rombimuster, mis oli nõukogude ajal hästi levinud. Seda tehti jämedamast heegelniidist, kui praegu tehakse ja see oli ka tihti edasi, mitte tihti, vaid oligi edasi-tagasi heegeldatud. Et vahepeal see reakaupa pikki rida heegeldamine praktiliselt kadus ära, et olid ainult mõned üksikud vanaprouad, kes Hiiumaal heegeldasid õieti. Ja rombimustri variatsioone on ka hästi palju erinevaid, et tunduvad kaugelt, et nad on kõik väga sarnased, hakkad lähemalt vaatama, siis nendel on ikkagi mingisugused eripärad. Ja rombimuster on üks hilisemaid. Siin on ka nüüd reigi ühe muster, mis ongi selline ja rohkem reigis nagu seda pikirida heegeldamist ei ole, et seal reigis on kasutatud hästi palju ka igasuguseid satse ja muid asju juures. Ja siin on nüüd näha ühte põlle, vana põlle, mis on hästi vähe kangast on vahel, et need pitsid on hästi õhukesed, peenikesed ja siin vahel on ka see siksakpael pandud. Neid mustreid on palju. Pitsi hakatakse siis heegeldama nii, et kõigepealt heegeldame sellise pika keti ja seda ei pea mõõtma, silmuseid ei pea üle lugema, sellel lihtsalt ei ole mõtet. Ja siis hakkame heegeldama, et esimene rida tuleb kohe siia peale, esimest rida on alati kõige ebamugavam teha. Rea lõpus ja alguses on alati sambad, selleks, et põlle küljed oleksid stabiilsemad. Ja niidi otsad jätta kas alguses siia külje peale või mina juba ikkagi nad heegeldan kohe siin eelmise rea see niit, mis on, selle järgmise reaga heegeldan ta sinna sisse, et siis on lihtsam. See niidi otsade pärast peitmine on suhteliselt tüütu töö. Tavaliselt need põhitöövõte on õhksilmused ja sambad. Seda sammast nüüd kinnitatakse siia eelmise rea samba ülesse. Mitte ei panda nii nagu tavaliselt siit läbi, vaid pannakse siit selle silmuse keskelt ja samas nii, et tal oleks siin 2 niiti jääks nõela peale, et sealt tagant võetakse ka läbi. Ja õhksilmused on ikka nii nagu tavaliselt. Sammastega on kõik täidetud. Et osades mustrites on ka mõningad üksikud kinnissilmused, aga üldiselt on kõik sambad, et siin
keerulisi töövõtteid ei ole. Et ongi jälle, paneme siis siit silmuse keskelt ja siis nii, et tagant on, siin on tegelikult 2 niiti, kuigi seda hästi näha ei ole, kuna see on nii peenike kõik. Ja siis jäävad sellised reljeefsed triibud, kui siit silmuse keskelt siit peab panna. Kui panna tavaliselt, siis neid triipe ei jää. Ja see on nüüd siis käiste alumine osa, mis tuleb siia külge ja need on käsitsi kõik siia külge õmmeldakse. Need vahetükid on siin ka kõik käsitsi õmmeldud, aga selles samas tehnikas annab teha ka kõike muud. Ei pea ainult rahvarõivaid tegema. Et siin on mul näiteks merinovillased sallid, kus on kasutatud seda rahvariide pitsi pühaleppaama. Ma olen teinud ka linaseid kleite päris palju, kus ma kasutanud siis puuvillast seda, aga siin on ka kasutatud villasel kleidil siis ka merinovillast seda Haapsalu salli lõnga. Julgustan kõiki kasutama vanu töövõtteid uutel tekstiilidel, nii rõivastel kui kodutekstiilidel. Võimalusi on hästi palju.